Tallinna Tehnikaülikooli sisseastuja podcastid. Mõtle suurelt ja kuula tähelepanelikult. Tere tulemast kuulama! Nagu ikka on käes see veidike keeruline aeg, kus tuleb endalt küsida tähtsaid küsimusi ja langetada tähtsaid otsuseid, mida minna õppima. Ja see podcastide seeria aitab loodetavasti sellele küsimusele vastuse leida. Käesolevas saates räägime TalTechi laevamehaanika programmijuhi Taavi Tamme ja tegeva laeva vanemmehaaniku ja selle eriala vilistlase Tarmo Postiga, kes loodetavasti siis vastavad kõikidele põletavamatele küsimustele seoses sellega, mis erialaga tegu on, kuidas seda õppida oli ja mis saab teist edasi. Tere tulemast teile mõlemale! Tere! Tere ja aitäh kutsumast! Nagu kuulete, siis see saade samamoodi on salvestatud distantsilt tulenevalt eriolukorrast ja mina küsiksin kohe esimese küsimuse. Mida siis teeb laevamehaanik? Kuna Tarmo on siin selles vallas hetkel ka tegev, siis äkki saabki Tarmo kohe rääkida, kuidas on elu laeva peal, mis te teete? No mina töötan isiklikult Rooro kaubalaeva peal vanemmehaanikuna ja kui veel selge ei ole, siis vanemmehaanikuks minnakse edasi vastavat ametiredelit mööda. Aga laevamehaanik hooldab kogu laeva mehaanilist poolt ja laevad kuuluvadki siis mitmetest erinevatest süsteemidest, mis on omavahel seotud. Ja kui me suudaksime ette kujutada, et milline see energia hulk või need seadmete võimsus laeval siis on, siis keskmine kaubalaeva elektrivõimsus on juba 1,4 megavatti, mis on täiesti võrreldav tegelikult väikse linnaga. Ja sealt tulenevalt ju siis võikski edasi kujutleda, et mida siis see laevamehaanik laevas siis haldama peab. Ja kõik süsteemid on sama võrdväärsed, mida siis ühes linnakeses vaja läheb, alates kogu sanitaarsüsteemid, elektrisüsteemid ja lõpetades siis kogu võimsusega, mis siis seda laeva liikuma paneb. Ühesõnaga, ma saan aru, tegu on väga praktilise erialaga. Mida see siis tudengi jaoks tähendab, kui praktiline see tema õppe on, mis talle on võimaldatud, et ta saaks harjutada juba enne laeva peale minekut? Võime öelda, et kui me võtame terve õppeaja, siis põhimõtteliselt 1/4 ehk veerand sellest sisustab täiesti erinevad praktikad. Ja millisest praktikast me siis räägime? Et Eesti Mereakadeemia on teinud suuri investeeringuid õppevahendite uuendamiseks. Näiteks masinaruumi simulaatorid, kus siis harjutada erinevate masinatüüpide simulatsiooni, kuidas neid tööle panna, kuidas neid külmast laevast, kus ei ole elektrit, viia seisukorda, kus laev sõidabki merele ära, mis vastab täiesti üks-ühele reaalsete laevatüüpidega. Me võime öelda, et meil on hüdraulika ja pneumaatika laborid, meil on elektroonika õppepraktika labor, meil on elektrimontaaži praktika labor, meil on laeva jõuseadmete õppepraktika labor ja meil on külmutusseadmete laborid. Samuti tehakse metallide lõiketöötlust ja keevitamist. Ja need on meie ringkonnas siin Skandinaavias kindlasti, me kuulume enda praktilise väljaõppe poole pealt parimate hulka, mida tudengitele pakkuda saab. Aga millega üldse vilistlased tegelevad veel, et üks osa on see, mida teeb Tarmo, aga kas on võimalus ka näiteks nii-öelda maa peal tööd saada? On tõesti, et vilistlastel on võimalus sõita laevamehaanikuna merel või leida rakendust maal just energeetikas ja tööstuses. See on mehaanika erialal üks väga suur pluss.
Meil on olemas laevaehitustehased, meil on laevaremonditehased ja põhimõtteliselt rakendust leiab laevamehaanik tehnilises erialas igal pool. Aga ütleme, et ma olen nüüd teinud selle otsuse tulla õppima laevamehaanikuks ja olen siin igatepidi sinisilmne ja loodan, et ma saan siin õpituga ka nii-öelda maailma päästa. Mis on need teie sektor ja teie valdkonna peamised probleemid, millega tegeletakse? Ma nüüd ei saa ütelda, et need on peamised probleemid, millega me tegeleme, aga me saame, kuidas noor üliõpilane, kes tuleb õppima laevamehaanikuks, saab enda panuse maailma päästmisele. Kõigepealt sellega, et kuna meie hoiame õppekvaliteeti kõrgel tasemel, siis on esimene samm maailma päästmisele. Ehk et tööohutus ja head praktilised oskused aitavad tulla igal mehaanikul kriitilistes olukordades ja selle tulemusena tekib ka vähem õnnetusi ja sellega seoses ka vähem merereostust. Ja näed, merereostusega me jõudsimegi väga tähtsa teema juurde ja väga kriitilise teema juurde, mis on keskkonnakaitse. Ja võib öelda, et keskkonnakaitses liigutakse merenduse arengus tugevasti säästlikkuse ja keskkonnahoiu poole. Seda nii vette heidetava prahi kui ka siis õhku paisetava heitegaaside näol. Ja kogu seda protsessi reguleeritakse erinevate direktiividega ja jõuliselt on välja tuldud viimase 10 aasta jooksul. Näiteks on moodustatud maailma meredel eri piirkonnad, kus kehtib põhimõtteliselt nulltolerants igasuguse reostuse vastu ehk nõnda nimetatud keelualad. Põhjameri koos Inglise kanaliga, Läänemeri, samuti Põhja-Ameerika ida- ja lääneranniku piirkonnad. Samuti on merekeskkonna heaolu reguleeritud rahvusvahelise Marpol 73-78 konventsiooniga. Ehk et mida see tähendab, et see on konventsioon, mis reguleerib, mida sa võid ja mida sa ei või merre heita. Ühesõnaga, Tallinna Tehnikaülikooli laevamehaanika eriala õppima tulles saan ma siis kõik taustateadmised, et vältida selliseid juba eos selliseid suuremaid nii-öelda katastroofe ja probleeme. Aga nüüd sellest õppimisest rääkides, siis Tarmo, kuidas sinul üldse oli? Miks sa valisid endale selle õppekava? Mina isiklikult valisin selle erialaga enne ülikooli, astudes esmalt ametikooli ehk siis Eesti Mereakadeemia merekooli. Peale 4. aastat õppides tundus minule loomulik, et ma lähen edasi Eesti Mereakadeemiasse, et siis lõpetada rakenduslik kõrgharidus. Miks ma selle eriala valisin, on huvi kindlasti mehaanika vastu ja ma arvan, et mõju avaldas ka minu isa, sest mu isa oli tegev meremees külmutusmehaanikuna külmutuslaevadel. Ja kas sinu õpingute jooksul juba tuldi ka tööd pakkuma? Ja tööpakkumisi, kui sa saab öelda, mehaanikutel probleeme selles valdkonnas nüüd kindlasti ei ole, sest et nii kaua kui mina olen selles tööpõllul olnud, siis tööpakkumisi leiab alati. Kui sa õppima hakkasid, siis kas sul oli juba ka mingisugune huvi mehaanika vastu oli niikuinii, aga kas sul oli ka mingisugune nii-öelda südameasi või veel mingi spetsiifilisem valdkond, kuhu sa omadega jõuda tahtsid? No kindlasti, mida noort meest siis võiks edasi viia, kui huvi maailma avastada ja maailma meredel seilata. Ja kuna mehaanika vastu juba huvi on, siis et see ei oleks midagi lihtsat, siis laevamehaanik tundub selline võimas ja suur väljakutse.
Ja siiamaani oled saanud maailma avastada ja seilata ringi nii, kui süda lustib ühe sõnaga? Jah, ei saa kurta selles osas. Väga hästi. Ei saa jätta mainimata ka praegust eriolukorda, et kuidas praeguses olukorras laevamehaanikutest kõige suurem kasu on? No laevamehaanikutest on alati pärast, et suur osa maailma kaubast liigub meritsi ja meie kriisiolukorras, mis meie tähtis on see, et me peame hoidma laevad opereerimas ja liikumises. Ja kui me seda kriisi just nüüd silmas peame, siis mida me siis teha saame selle jaoks, siis me peame püsima lihtsalt tervena ja järgima kõiki ettekirjutusi ja reegleid, et mingit haigut siis meil ei tuleks ja suudaks laevaga edasi sõita. Taavi, on sul seal midagi lisada? Jah, oleks küll, et kui me juba rääkisime siin kaupade liikumisest ja sellest, et hoiame ennast 24/7 tervena ja mida me siis tegelikult sellega teeme, me tegelikult võib julgest ütelda, et merendus on meie majanduse selgroog, sest 90% nagu ennem juba mainitud, maailma kaubavoost liigub meritsi. Ja natukene tulles tagasi keskkonnakaitse poole peale ja kasumlikkuse poole peale, tuleb ära mainida fakt, et selle suure vahu juures siis merenduse sektor tarbib minimaalselt kütust ja millist kütust me arvame, ehk siis, et põhimõtteliselt 1/10 tervest maailmast tarbitavast vedelkütusest tarbib merendussektor ehk laevad, aga kaubavoog, mida tuuakse vettpidi sadamatesse, on 90%. Järelikult võime ütelda, et me tarbime minimaalselt kütust ehk teeme minimaalselt kulu, kui toodame maksimaalselt tulu. Ja hea näitena Tarmo jutu peale, et mis kasu on sellest riigile, kui tal on laevastik, võime tuua viimase näite. Siis, kui meie enda firma Tallink sõitis Saksamaale, et ära tuua Poola-Saksa piirile kinni jäänud Eesti ja teiste riikide kodanikud tagasi enda kodudesse. Aga kui nüüd mõelda seda, et missugune initsiatiiv peaks olema sellel inimesel, kes tuleb õppima laevamehaanikuks? Mis sorti inimene, kellele sobib see eriala ja mis unistused ja ambitsioonid võiks tal olla? No eriala sobib kõigile, keda huvitab mehaanika ja meremehe elukutse. Ja see meremehe elukutse ja armastus mere vastu, see on ka omavadi haigus. Ega sellest lahti ei saa. Kui see on juba sees, et siis on kindlasti. Ainus koht, kus seda realiseerida, ongi Mereakadeemia. Et võtame kõik selle haigusega noored vastu. Ja kui keeruline see sisseastumine on üldse? Kuidas? Kui keeruline see sisseastumine üldse on? No sisseastumine ei ole keeruline. Et mida me vaatame? Me vaatame lõputunnistuse keskmist hinnet, mis peab olema praegult vähemalt 3,5. Seejärel, kui ta on ära esitanud kõik vajalikud dokumendid, mille kohta täpsemat infot saab TalTechi kodulehekülje pealt, tuleb tal vestlus. Ja vestlust hinnatakse maksimaalselt 10 punkti süsteemis ja vestluse jooksul ta peab siis saavutama minimaalselt 5 punkti. Ja nüüd noored üliõpilased, kõik, kes te kuulate seda podcasti, ma räägin teile, mida me vaatame vestlusel. Me vaatame, kuidas te olete teinud enda karjääri valiku. Ehk me vaatame, hindame teie isikuomadusi ja võimeid ja me vaatame, kuidas te suudate seletada, et te olete võimelised rakendama enda tugevusi valitud erialal. Samuti me hindame teie huvi eriala vastu. Ehk et kas teil on huvi laevamehaanika õppekava lõppimise vastu ja kas te olete aktiivne ja soovite antud erialal edasi areneda. Samuti valmidust merel töötamiseks. Milline on teie arusaam tulevasest töökeskkonnast?
ja kas te saate aru, et te hakkate ikkagi töötama tavalises kõrgema stressiga keskkonnas. Ja õpivalmidus. Meil on õppekohustus, et peab osa võtma kõikidest tundidest. Ja kasuks tuleb ka eneseväljendusoskus. Vaat sellist ärasilmset ja energilist noort inimest me enda ridadesse ja seltskonda ootamegi. Kaua õpingud kestavad? Võib öelda, et õpingud kestavad 4+1 aasta. Ehk et 4 aastat sellest on siis akadeemilisi õpinguid ja 1 aasta puhtalt on merepraktika. Et oleme pannud praktikale väga suurt rõhku. Et kui üliõpilane lõpetab mereakadeemia ja läheb laeva, ei oleks talle see töökeskkond võõras, vaid ta suudab kiiresti orienteeruda enda tulevastes tööülesannetes. No nagu Tarmo jutust juba lähtus, siis laevamehaanikud saavad kohe kindlasti tööd ja nõudlus on suur, aga kuidas on lood palgatasemega? Võrreldes kaldapalkadega on ikka suuremad. See loomulikult oleneb ka erinevatest firmadest, kes maksavad, aga teise mehaaniku palgad jäävad 3600 kuni 4500 euro vahemikku kuus. Ühesõnaga tundub justkui, et kõik tingimused on loodud selleks, et tegu oleks väga populaarse erialaga. Kuidas tema populaarsusega siis praegu päriselt lood on? Ega ta nüüd kõige mitte populaarsem ei ole. Aga alati võiks populaarsem olla. Et mäletame 90. aastate alguseid, kui meil oli 3 mehaanikute rühma ja igas rühmas oli vähemalt 20 noort mehaanikut, kes kõik merele läksid. Täna me räägime ühest rühmast nii 25 kuni 30 laevamehaanikut. Ja eks on ka analüüse tehtud, et miks see niimoodi on läinud ja ühe sellise faktina võib välja tuua selle, et viimaste aastate trend on olnud pehmevate ehk IT baasil baseeruvate tehniliste erialade poole, mis võtavad omakorda osa tehnika armastajatest noortest enda juurde. Ja laevamehaanika, kus on vaja töötada veidike ekstreemsemates ja karmimates tingimustes, kui on kontori hubasus, on leidnud järjest vähem huvi tublide meeste ja naiste südametesse. Kuid eks me selleks siin olemegi, et rääkida, et seda sädetamiskord minus ja teistes laevamehaanikutes süttis ka järeltulevatest põlvedest sütitada. See sai küll väga hästi öeldud. Lõpetuseks ma küsiks, et mis on need naljad, mida teie sektori ja teie valdkonna inimesed räägivad? Tuleb teil mõni selline asi pähe? Ma räägiks nüüd ühe anekdoodi ka, mis ei ole üldse elust enesest, aga on puhtalt mehaanikast. Ja annab sellise päris hea pildi ette, et mida siis ikkagi oodata on reaalselt, kui oled laevas. Laev on merel ja on ööparasjagu. Noor koolist tulnud mehaanik on pahis, tuleb häire. Jookseb masinaruumi, näeb, et pilsivesi. Pilsivesi on siis õli ja vee segu. Ja tuleb ja tõuseb, nivoo järjest tõuseb. Annab kiirest keskpulti häiret, et häda käes, ei oska midagi teha. Vanem mehaanik ärkab üles, tuleb jooksuga sinna, vaatab, vesi tõuseb, hüppab sisse. Sukeldub pajoolide alla põhja, natuke aga teeb seal, tuleb üles, palun mulle 10 vati. 10 vati läheb, anna mulle kullnoktangid lähevad. Korraga käib mull. Pilsi vesi kaob ära. Üleni õline, must ja räkane vanem mehaanik istub selle õnnetu noore mehaaniku kõrvale, kes talle seal võtmikätt ulatas ja ütles, et no võt, aga vaata sa õpi nüüd. Muidu jäädki eluks ajaks siia trepi peale ja võtmikätt ulatama. Okei. Need kõlasid nagu head julgustavad sõnad õppima tulijale. Kas oleks veel midagi, mida te omalt poolt tahaksite julgustamiseks öelda?
Ja, mina näiteks, kui me rääkisime ennem, et mehaanik töötab nii merel kui maal, siis tegelikult mehaanik võib täitsa vabalt töötada maal ja juhtida Eesti Mereakadeemiat, sest meie Mereakadeemia direktor Roomet Leiger on ju tegelikult sõitnud merd ja suurtel laevadel töötanud mehaanikuna ja siis üks hetk otsustas, et tuleb ja hakkab juhtima Eesti Mereakadeemiat. Ja mis seal salata, tegelikult 2016. aastal Eesti Mereakadeemia juhtimisel Roometi poolt on laevamehaanikutele ehitatud Eesti Mereakadeemias suur Johan Pitka nimeline mehaanikamaja, mis siis sisaldab meie ju kõiki tähtsamaid laboreid ja laeva masinaruume ja metallitöötlus ja lõikus töökodasid. On tegelikult üks väga suur panus Eesti laeva mehaanikutele ja väljaõppele. Ehk siis tulles õppima laevamehaanikuks on tööpõld ja töömeri igatepidi suur ja lai ja võimalusi on ainult nii palju, kui ise suudad ette kujutada. Saan ma õigesti aru? No absoluutselt. Me oleme ikkagi ju mereriik ja meri annab meile leiva ja mehaanikutele veel eriti palju. Just, ja lõppes ka ju just äsja aasta näoga mere poole, mis omakorda on meid siin kõiki rohkem teadlikumaks teinud võimalustest, mida meri meile pakub ja nendest võimalustest, mis on veel kasutamata. Tulge kõik õppima. Tänan teid mõlemat, Taavi ja Tarmo, selle vestluse eest veel kord. Jah, aitäh! Aitäh! Tallinna Tehnikaülikooli sisseastuja podcastid. Mõtle suurelt ja kuula tähelepanelikult.